Aeg on asuda meil debati juurde. Teatavasti kohaliku omavalitsuse valimised on kohe ukse ees ja jäätmereform, millest me oleme täna siin palju rääkinud ja mille tõttu on ka antud piduritiitel üle siis riigile. Eks me sellest saame ka natukene rääkida, aga pisut arutada üldse, mis seisus me oleme ringmajandusega, millised on erakondade erinevad vaated, kuhu me peaksime liikuma. Ja meil on järgmine tund aega debateerida ja ma palun siia meie tänase debati osalejad järjest siis võib-olla sealt kellaosuti suunas istuma. Eesti 200 esindab meil Margot Roose. Teeme aplausi. Ole hea, Margot, tule võtta seal samas istet. Isamaad esindab Riina Solman. Ole hea, Riina, tule võtta siis Margoti kõrvale ka koht sisse. Keskerakonda esindab Lauri Laats. Aplaus. Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda Kersti Kracht. Ja parempoolseid Siim Kiisler. Reformierakonda Hannah Lahe. Ja sotsiaaldemokraate Halliki Kreinin, nii et Hallik ei ole ja tule siis võtta ka istet siia. Nii, ma loodan, kas kõigil on mikrofonid? Ei ole, Kerstil ei ole. Ei ole, kohe saame Kerstile ka. Nii kui Kersti paneb mikrofoni, siis tegelikult ma alustangi kellaosuti suunast. Ja ma annan igale esindajale 2 minutit, meil on kokku tund aega lihtsalt ja kuna teid on väga palju, siis muidu me ei jõua muudest teemadest või detailidest väga rääkida. Aga lihtsalt 2 minutiga kokku võtta, olgu see siis teie enda või teie erakonna isiklik pilt või vaade sellest, milline on see ringmajanduse suur pilt või kuhu me võiksime liikuda Eesti 200 arvates või Margot Roose arvates. Emba kumba, üks ei välista teist. Nii et Margot, palun. No, suur aitäh ja tervist ka minu poolt. Ja minu enda seisukohad tegelikult ühtivad erakonna omadega, nii et mul on päris lihtne rääkida. Ja kui me räägime ringmajandusest, siis Eesti puhul on väga tore see, et meil on ambitsioonikad eesmärgid, meil on väga selline Euroopa eesmärkide mõttes hästi üle võetud need suured plaanid. Aga kui ma vaatan, et mis siis reaalselt toimub, siis see on see koht, kus kindlasti on takistused ja saaks paremini. Ja kui ringmajandust vaadata laiemalt, siis on selleks, et see uus majandusformaat toimiks, on vaja, et väga paljud pusletükid läheksid kokku oma vahel. Ja see on see koht, kus see suur pilt minu vaates peaks kokku tulema, et kõik need turuosalised siis nii-öelda alates tarbijatest, tootjatest kuni kohalike omavalitsuste, riikide, jäätmeettevõteteni, et neil kõigil on oma roll selles süsteemis ja see, kui hästi me suudame selle rolli neile siis võimalikuks teha, on selle edu võti, et kogu see ahel tööle hakkaks, et meil tekiks vähem jäätmeid, et meie tarbimine oleks ringmajanduslikum, et meie riik oleks edukam kõigi nende eesmärkide saavutamisel ja et jäätmeettevõtjad saaksid olla osa sellest süsteemist, kaasa aidata, panna oma ärimudelid tööle, et nad saaksid ka teenida kasumit nende tegevuste juures, et kõik need osad peavad kokku tulema ja kui see juhtub, siis olemegi edukad. Aitäh! Riina Solman, Isamaa. Milline on Isamaa suur vaade ringmajandusele? Aitäh! Kõigile kohale tulnud ka tere tulemast siia meid kuulama, poliitikuid. Et ega me suures plaanis eesmärgi osas, et ringmajandus on õige ja hea, Eesti 200-ga ei erine. Aga milles me erineme, on parempoolne mõtlemine ja ettevõtjate toetamine selles küsimuses. Praegune jäätmereform on viinud minu arust selle asja ummikusse, meil toimub jäätme või siis ringmajanduse munitsipaliseerimine. Ehk selles turusegmendis, kus ettevõtjad saaksid väga hästi hakkama, antakse õigused siis riigi poolt omavalitsustele jäätmekäitlust teha. Ja üks oluline eesmärgi seade on läinud viltu. Nimelt, kui me suudame neid jäätmeid koguda ja selleks eraldab riik 35 miljonit, siis käidelda me neid ei suuda. Selleks eraldati 14 miljonit. Lisaks veel tõsteti makse
tuli siis meil põletusmaks ja ladestustasu veel juurde ja jäätmetasu, eks ole, ladestustasu tõuseb, et igate moodi tehakse just ettevõtjatele seda konkurentsi ja ettevõtlust raskemaks. Ja vaat selles osas Isamaa näeb Eesti 200 teisiti, et selles turusegmendis, kus ettevõtlus saaks toimida ilma turu solkimiseta, munitsipaliseerimiseta, vot siis seal ei peaks ka riigi poolt sellisel kombel sekkutama, vaid laskma nagu siis ettevõtjate häälel rohkem kõlada. Ja kui me ütleme, et meil on tänases situatsioonis, kus majandus on alla käinud ja inimestel ei ole töökohti, tahame luua sotsiaalseid töökohti omavalitsuste juurde, siis jah, te olete õigel teel, aga tegelikult on ju nii, et omavalitsustel on ilma selle ringmajanduse ja prügikastide jagamiseta juba nii palju ülesandeid, et sinna veel munitsipaalvaldkondi juurde ehitada ei pea me õigeks, et see peaks jääma siis ettevõtluse hallata. Suur tänu. Keskerakond, Lauri Laats, ringmajandus ja Keskerakond. Milline see vaade on? Milline on teie nägemus ringmajandusest? Aitäh ja tänud kutsumast ja tegelikult tahakski tänada kõiki korraldajad, kes selle ürituse on kokku pannud ja meid siia kutsunud. Ja tead, ma alustan ikkagi ka sellest, et kui vaadata statistikat, siis kuidagi poliitikas on naisi vähem kui mehi. Aga kui me vaatame tänast paneeli, siis meil on naisi rohkem, selle üle on hea meel, sellepärast väga paljud küsimust, ikka naised on palju ratsionaalsemad kui mehed. Nii et ma arvan, et tänane ka vestlusring tuleb selline, et see viib kindlasti meid kuskile sihini ja õige sihini. Mis puudutab üleüldist jäätmemajandus, siis tegelikult Keskerakonna programmis on üks lause, mida ma tahaks välja tuua, on see, et innovatsioon peab olema tehnoloogiapõhine ja mitte ideoloogiapõhine. Ja minu arust meil on hästi palju seda ideoloogiat, mida surutakse peale ja mille osas ju tehnoloogia ju järgi ja seda me ju igapäevaselt ma arvan, et ka siin ettevõtted ja ettevõtjad ju igapäevaselt ju ka sellega tegelevad, et see on hästi suur probleem, et me võtame üle bürokraatiat, seda surutakse meile peale, me kirjutame neid nõudeid kõiki seadusesse sisse, aga tegelikult me saame aru, et tehnoloogiliselt ei ole veel häid lahendusi kõiki neid probleeme lahendada, aga samas on olemas juba nõuded, kohustused ja ka mingis osas ka trahvid, kui me neid ei täida. Ehk siis, jõudes tagasi selle mõtte juurde, mis meil on ka programmis kirjas, et eelkõige tehnoloogia ja siis ideoloogia ja innovatsioon. Ja loomulikult siin kohas tuleb vaadata nii ettevõtjate poole kui ka siis teadlaste poole ja need kaks linki ühendada ja see teadmine anda ka riigile. Suur tänu. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, milline on teie vaade? Ja tere ja tänud kutsumast. Ma ei hakka siin eelkõnelejaid kordama. Ma olen täpselt sama meelt seda, mida rääkis Isamaa esindaja. Ja loomulikult olen nõus ka Keskerakonna esindajaga, aga mida me teeme, kui me kogu aeg räägime, et riik on halb peremees ja peaks olema rohkem ettevõtlust, siis nüüd me jäätmereformiga keerame tagasi. Ühesõnaga ka munitsipaal, ehk siis kohalikud omavalitsused on ju tegelikult riik. Ja nüüd me tahame nii-öelda siis prügimajanduse sisuliselt taas riigistada, ma ütleksin selle peale. Lisaks, mis on minu meelest nagu väga tähtis ja mis ka täna siin välja tuli, on see, kui meil puudub võimekus midagi ümber töödelda ehk ringlusesse võtta, siis võiks nagu jätta need asjad rahule ja mitte inimesi kiusata nende sorteerimistega, vaid kui seda ei ole võimalik sorteerida, siis nii nagu ma siin kõik mitmed inimesed täna Argo Luudet tsiteerisid, ja see tulebki ahju ajada ja mitte teha inimeste elu keeruliseks. Et ma arvan, et see on üks põhilisi asju, mis täna, kus me teeme nagu mingites asjades tühja tööd, et selle võiks nagu selles mõttes teistpidi vaadata nendele asjadele. Suur tänu. Parempoolsed, Siim Kiisler. Ja aitäh. Nagu suurt pilti mõjutab ju kõige rohkem meil see sama Riigikogus arutatav eelnõu ja millest siin juba juttu oli ja kui sellest rääkida, siis parempoolsed arvavad, et suur osa sellest eelnõust tuleb maha kriipsutada ja ajaloo prügikasti saata, et kogu see omavalitsustele täiendavate õiguste võimu andmine on täiesti mõttetu. Kodanikuna ma ei näe mitte mingisugust vajadust, et
ma ei võiks suhelda otse jäätmevedajaga, miks ma ei vaja sinna vahele ei linnavalitsust ega vallavalitsust vahendajaks, täiesti mõttetu bürokraatlik käik, mingi arusaamatu lobi tulemus. Et meie loomulikult pooldame vaba ja ausat konkurentsi nii veonduse kui käitluse poole peal peaks tegutsema erasektor, et vastupidi, peaks munitsipaalfirmadel keelama selles valdkonnas üldse tegutsemise andmale vabale turule võimaluse. Mis puutub ringlusse võttu, siis paratamatult, kui me tahame, et sinna investeeringud liiguksid, siis vaadates neid omahinda ladestamise ja põletamise puhul, siis see ladestamistasu tõstmine ja põletamistasu kehtestamine nagu paratamatus ja samas ka teatud toetusmehhanismid investeeringute tegemiseks ringlusse võtta, et need on kallid investeeringud, nagu siin täna juba juttu on olnud. Nii et see on nagu paratamatu, aga selle kõige juures on minu jaoks täielik müstika on see jäätmemaks, et ei vasta tõele, et seda hakkaksid maksma just saastajad, vaid seda maksaks hoopis keegi teine, need, kes korralikult käituvad, et parempoolsed väga huviga jälgivad, millised erakonnad hääletavad Riigikogus selle jäätmemaksu poolt. Suur tänu, kuna siin juba jäätmereformist on juttu olnud, siis me jõuame kindlasti kohe ka selleni ja saab Reformierakond ka Hanah Lahe näol selles osas ka kindlasti omapoolsed vastuargumendid välja käia, aga ma siiski esialgu küsin seda suurt pilti veel ringmajanduse kohta Reformierakonnalt. Jaa, aitäh. Nagu Margot Rooselgi, siis minu isiklik seisukoht, erakonna seisukoht ja vaade lähevad omavahel väga hästi kokku. Minu arvates ringmajanduse edendamine ei ole ideoloogiline küsimus. On muidugi erinevaid variante, kuidas see edendamine peaks toimuma, aga minu arvates suurem idee on see, et me oma majandusmudeli vaatame sellisel kujul ümber, et me ei näeks jäätmeid kui prügi, vaid et see on ressurss. Ja loomulikult Eesti ei tee seda muutust üksinda, ei tee ka Euroopa Liit üksinda. Me saame aru tänastes tingimustes, kus ressursse hakkab maakeral nappima, tuleb neid kuskilt juurde võtta, selline lineaarne tarbimismudel, kus me midagi võtame maa seest, siis toodame, tarbime, viskame ära. See lihtsalt ei ole jätkusuutlik ja ei tööta enam. Nii et jäätmereform on üks osa sellel teekonnal. Minu arvates on tegu väga hea eelnõuga, nagu ma ütlesin ka, piduri auhinda vastu võttes igasugune tagasiside on väga oodatud ja nii Riigikogu Keskkonnakomisjon kui Kliimaministeerium teeb hea meelega koostööd ja on seda juba teinud selle nimel, et eelnõu saaks võimalikult hea. Nii et ringlusse võtt, majanduskasv ja keskkonnahoid, kõik see ongi ringmajanduse edendamise sisu. Aitäh. Halliki Kreinin sotsiaaldemokraatide poole pealt ka lai pilt ringmajandusele. Jah, tere ja suur aitäh kutse eest, mille ma sain 2 tundi tagasi kahjuks, sest Suusu ei saanud tulla. Ma ei ole poliitik, ma olen tegelikult teadlane, ökoloogilise majanduse doktor ja üsna uus, ütleme, sotsiaaldemokraatides ja ka poliitikas. Ka Eestis elasin vahepeal 10 aastat Saksamaal ja Austrias. Tulin just tagasi, kohe pandi erakonna listi. Nüüd olen kandidaat. Nii et sotside programmist tema natukene, aga räägiks ka nagu laiemalt, siis ütleme teadusest. Mis mulle sotside programmis väga meeldib, on ringmajanduskeskuste tekitamine just materjalide jaoks ja ehitusmaterjalide jaoks. Ma väga loodan, et me ei pea täna rääkima pikalt, ütleme, joogikõrte taaskasutamisest või üldse prügi sorteerimisest, sest see on üks väga väike osa. Ja selle üle argumentide tegemine on väga populistlik ja tegelikult ei ole üldse väga efektiivne ka, sest ringmajandus iseenesest on ka üks väga väike osa sellest, mida me tegelikult peame tegema. See peab olema osa suuremast strateegiast. Meil on vaja, ütleme, ühiskondlikke ja kultuurilisi muudatusi ja üleüldse, isegi kui meil on ringmajandus, aga meie majandus ikkagi veel kasvab, ei aita see meil tegelikult pikas perspektiivis kuidagi võidelda ka ei kliima ega ka keskkonnaprobleemide vastu. Nii et ma loodan, et me saame ka natukene sellist teaduspõhist arusaama tuua siia jutuajamisse. Ma arvan, et on tähtis proovida ka aru saada sellisest naiivsest tehnoloogilisest optimismist ja selle narratiivist, et ma arvan, et meil ei õnnestu leida mingit, ütleme, sihukest
uut tehnoloogiat, mis aitaks meil üle saada füüsilistest või füüsikaseadustest. Nii et ma arvan, et selle peale lootma jääda me kahjuks ei saa. Sotside programmis on muidugi ka veel pakendite taaskasutus ja sellised asjad. Need on ka tähtsad, aga jällegi üks kõige tähtsamaid asju on majandusele suure pildiga vaatamine ja just materjalide, ehitusmaterjalide taaskasutamine, sest Euroopa Liidus praegu hoonete sektor ja ehitus hõlmab endasse 40% energia kasutamist ja tarbimist ja ka 50% uute või toormaterjalide kasutust, et just see ehitusmaterjali taaskasutamine on tähtis osa, aga jällegi suurem pilt on see, mida me ehitame, kuidas me ehitame. Kui meil on ringmajandus, aga me ikkagi ehitame uusi suuremaid hooneid betoonist ja nii edasi ja võtame vanu hooneid maha, siis see tegelikult jälle ei ole, piisav. Aga ma loodan, et me saame sellest kõigest veel rääkida. Suur tänu. Aitäh. Kuna siin juba see jäätmereformi teema tõstatus, siis läheme sellega edasi, sest see on tegelikult tõepoolest akuutne, arvestades ka lähenevaid kohaliku omavalitsuse valimisi. Ja kuna peamiselt opositsioonierakondadelt kõlas kriitika selle suunas, siis ma annan esimesena sõnaõiguse või vastulause õiguse siis valitsuspoliitikutele või endistele valitsuspoliitikutele osaliselt ka, aga Eesti 200 alustame teist. Jah, ja see jäätmereform ikkagi mõjutab ju ka kohalikke omavalitsusi väga palju ja siin käis päris mitmeid versioone sellest, mis toimuma hakkab läbi, suur munitsipaliseerimine, eraettevõtluse solkimine, et tegelikkuses loomulikult seda kõike ei ole plaanis. Tegelikkuses on ikkagi küsimus ju selles, et näiteks jäätmeveos, teie teate ilmselt paremini, ei ole meil konkurentsi, on 1,5 ettevõtet, kes meil hangetel osaleb ja see on aina kasvav probleem olnud. Tänu sellele on see, et jäätmereformis siis on plaan käitlus- ja veohanked eraldada, et tekitada seda konkurentsi eelkõige veo valdkonnas, et need on väga pikki aastaid olnud probleemsed teemad, mida ei ole olnud võimalik praeguse regulatiivse keskkonna tingimustes lahendada ja see on tegelikult see, miks linnad ja kohalikud omavalitsused paljuski ootavad seda jäätmereformi, et see annab meile praktilised võimalused neid asju lahendada ja see hangete lahkulöömine on ainult üks teema. Teine teema on nii-öelda siis kohaliku omavalitsuse mudelile üleminek, mida siin ka kutsutakse munitsipaliseerimiseks, et kogu arenenud Euroopa töötab selle meetodi alusel. See on ka see, miks nad on edukad liigiti kogumises, miks nende liigiti kogumise numbrid on palju kõrgemad kui meil ja see kindlasti ei tähenda seda, et linn hakkab kõike siis ise tegema. Tallinnas näiteks meil on hetkel ettevalmistamisel reformi, meil käib koos reformi juhtrühm, et plaanida, kuidas seda reformi hakata ellu viima ja sinna on kaasatud kõik erinevad ettevõtjad, sinna saavad olema kaasatud erinevad muud organisatsioonid, ülikoolid, kõik muu. Ja ühtegi otsust ju täna tehtud ei ole otsustatud, et Tallinn hakkab näiteks ka ise arveid saatma või kõike seda ise klienditeenindust pakkuma, et sellist otsust ei ole, et see jäätmereform annab meile võimaluse kaaluda erinevaid variante, aga põhiline on see, et me saame vastutuse jõuda nende liigiti kogumise numbriteni ja kui kellelegi anda vastutus, siis talle tuleks ka anda võimalus see tulemus saavutada ja tänu sellele me vajame neid erinevaid suuremaid siis võimalusi ise teatud protsesse juhtida. Aga nüüd, vabandust, läks päris pikaks. Ma kohe annan ka Reformierakonnale võimaluse natuke selgitada seda jäätmereformi teemat, aga kui kellelgi on soov vahepeal midagi, siis võib kindlasti näpu püsti tõsta ja märku anda. Aga palun, Hanah Lae, jäätmereformi koha pealt. Miks see siis ikkagi hea on? Nagu ma ütlesin oma esimeses vastuses, siis ringmajanduse edendamine ja kui rääkida kohalikest omavalitsusest, siis lihtsalt jäätmete liigiti kogumise parendamine
jäätmete taaskasutus, et me saaks sealt väärtuslikku ressursi välja ja lõpuks kõik see tuleb ju tagasi meie majandusse ja jääb ka keskkond puhtamaks. Me kindlasti oleme teinud palju asju hästi jäätmevaldkonnas, ma ei ütle, et see valdkond on kuidagi täiesti tähelepanuta jäänud, aga ma ütlen seda, et meie edusammud on olnud ikkagi üsna aeglased ja jäätmereform on nagu suur maamärk sellel teekonnal, et minu arvates oleks võinud selle ette võtta juba kusagil 5-10, võib-olla rohkem aastat tagasi, see on muidugi kriitikaga minu enda erakonna pihta, mina siis Riigikogus küll ei olnud, aga mulle tundub, et jäätmepoliitika kui selline ei ole lihtsalt väga seksikas teema olnud poliitikas ja mul on väga hea meel, et nüüd selle jäätmereformi loomisega 2 aastat tagasi me oleme suutnud pidada maha nii palju arutelusid, me täna debateerime erinevate võimaluste üle, et kuidas seda ringmajandust siis Eestis edendada. Ja kui me räägime nendest maksudest, mis jäätmereformiga tõusevad, siis me peame aru saama sellest, et ettevõtjatel paratamatult on vastutus keskkonna ees, et see aeg on läbi, kus ressurss on lihtsalt midagi enesestmõistetavat. Ega ta ei ole tegelikult kunagi olnud, aga on normaalne, et kui me tekitame keskkonnale mingisuguse koorma ühel või teisel näol, siis selle eest peab maksma. Ja see ei ole ka kuidagi, võib-olla see on ideoloogiline küsimus, minu arvates see on enesestmõistetav, et inimtegevusel on jalajälg ja sellega tuleb kuidagi tegeleda, et finantsinstrumendid on lihtsalt üks osa sellest. Aga mina vaataks ka pigem seda tervikpilti, et jäätmereformi üks osa on küll see, et kohalik omavalitsus saab mingil määral vastutust juurde, täna niikuinii tema vastutus juba on liigiti kogumisega tegeleda, aga omavalitsusele jääb ikkagi see valiku variant, kuidas oma asju korraldada, et ei ole sellist lihtsalt ülevalt alla millegi peale surumist. Et need ringmajandusega seonduvad eesmärgid Euroopa Liidu poolt on meil ammu kohustuseks võetud ja see ei ole midagi uut selles mõttes, lihtsalt nüüd tagantjärgi tarkusena, kui me oleksime sellega varem pihta hakanud, siis täna võib-olla oleks olukord natukene rahulikum, aga me kindlasti peame selle teekonnaga jätkama, et nagu Hallik ütles, siis tehnooptimism meid tegelikult ei aita. Et ma näen seda sama argumenti ka laiemalt, kui me räägime kliima ja keskkonna valdkonnast, et meil pole piisavalt mingisugust näiteks süsiniku püüdmise tehnoloogiat, et siis ärme üldse tee midagi või jätkame siis vanaviisi. Aga kui see ei olnud mu kolleegide mõte, siis ma kohe põrgatangi tagasi, et mis see mõte siis on, et kui meil praegu seda maagilist mingisugust käitluslinti ei ole, kuhu saab kõik peale kallata ja siis ilusti sealt tuleb puhas materjal välja, ressurss, et mis see variant siis oleks, et kuidas me edasi läheks ilma selle reformita, et mida teie välja pakute kriitika asemel, kust me saame selle ressursi, et see tuleks majandusse, kust me saame selle raha või võib-olla teie arvates jäätmetega tegelemine ei ole oluline, ma ei oska öelda, aga minu arvates see kõik on üks tervikpilt. Riina Solman kõigepealt. Tegelikult sai ju välja öeldud minu arust kõigiga opositsioonierakondade poolt, et see jäätmereform on oluline. Loomulikult on ringmajandus oluline. Lihtsalt eesmärgi seade oli see, millele me tähelepanu juhtisime ja kui eesmärgi seade on liigiti kogumine, siis seda täna tõesti me teemegi ja te annate raha ja ressurssi liigiti kogumiseks. Annate võimaluse omavalitsustel trahvida inimesi, kes liigiti ei kogu, aga samal ajal selle liigiti kogutuga me mitte midagi ette ei võta. Sinna ka suunatakse, eks ole, riiklikku siis toetust või ressursse palju vähem, et kas või mingisugune biogaasi tehase ehitada sellest, et kas või see sama liigiti kogutu siis ära põletada, mida te liigiti kogute. Et see on nagu peamine, et eesmärgi seade. Keegi ei ole öelnud, et ei tohi midagi teha. Muidugi peabki tegema. Ja kui keegi tahab öelda, et meie teised opositsioonierakonnad ei ole sellega tegelenud, oleme. Mina olen kasvanud poliitikuks ringmajandajana, ma alustasin Oleviste kirikust selleks, et kodutuid aidata tänavatelt ära, kogusime inimeste riideid, jagasime need Oleviste kirikus laiali, kogusime süüa, siis tekkis bürokraatia, ei tohtinud enam süüa jagada, et prügikastist võis ta süüa võtta, aga jagada seda ei tohtinud, pidid utiliseerima ja teatud tundide jooksul on ju värske kraam, tohid ainult anda, aga restorani pidajatel ei ole see kuidagi kasulik, riideid ei tohi enam kirikus
kus ladustada, sul on jälle uued reeglid, et igate moodi on bürokraatiaga raskendatud seda ringmajandust. Ja nüüd, eks ole, et anname munitsipaalasutustele võimu ja voli ja anname neile raha prügikastide laiali jagamiseks ja kontrolliks, mida see aitab siis käitlusse võtmise juures. Tegelikult ju ei aita, et eesmärgi seade on see, mida me nagu ette heidame ja palume nagu sealt poolt otsast hakata lahendama. Ja kui me räägime veel ka ettevõtjatest, siis palun väga, et miks ettevõtjaid on nii vähe, aga sellepärast, et selle valdkonnaga tegelemine on nii kulukas. Käitlemine on väga-väga kulukas, aga sinna sektorisse me tegelikult ju raha ei suuna, aga õpetame siis uusi munitsipaalametnikke võib-olla inimeste aitamise asemel prügi sorteerima ja liigiti koguma. Ja mõni muu funktsioon, mis seal omavalitsuses tegelikult kiratseb, jääb üldse tähelepanuta. Ja ka see omavalitsuse raha kasutus on täna minu jaoks läbipaistmatu. Ma annan kohe võimaluse vastulauseks, aga Lauri Laats ja Siim Kiisler soovisid vahepeal lisada. Aitäh! No minu selle teema juures on üks kitsas vaade olemas ja teine lai vaade. Ja siiamaani me oleme sellest kitsast vaatest rääkinud. Kui me vaatame natuke laiemalt, siis loomulikult me peame rääkima meie Eesti konkurentsivõimest ja kogu Euroopa konkurentsivõimest. Ja siin on ju arvud räägivad enda eest ja see on puhas statistika. Me oleme juba 10 aastat ja enamgi kogu aeg sinna allapoole suundumas. Ja sellel turul, kus me praegu oleme, kus võtta sellised kohustused peale ja nii-öelda konkureerida siis Aasiaga, ilmselgelt ei ole võimalik. Ja see on nagu see lai vaade. Nüüd, jah, Euroopa on võtnud selle teekonna ette, aga Euroopa, kui on selle teekonna ette võtnud, siis tegelikult seda teekonda tuleb nii-öelda mõõdistada, reaalselt ellu viia ja selleks peab olema nii-öelda ajaline etapp. Ja kui siin öeldi välja, et oleks võinud seda varemgi teha, andke andeks. Meie ettevõtted, kogu ettevõtluskeskkond kiratseb. Ja kas me oleme andnud või andmas läbi selle jäätmereformi lisandväärtust, et me nii-öelda kogume seda niikuinii, ma ei ole selle vastu. Aga küsimus on sellest, et kas me tõesti suudame ka läbi selle reformi lisandväärtust ka meie majandusse anda, see on see küsimus. Ja seda me ei ole suutnud siiani teha ja ma näen, et me ei suuda seda ka edaspidi teha, on see siis nii-öelda 5-10 aasta lõikes. Ehk siis, mis me sellest materjalist tootma hakkame? Kui me selle liigiti kogume ära, toodame siin ka siis midagi sellest. Praegu see ei toimi nii. Ja kui tohib veel jätkata. Ja teine asi, et me ju väga hästi, siin on spetsialistid kõik ju, et seesama nagu materjal, mida korjatakse ära, ega ta ju väga paljudele toodetele jälle ei sobi, et andke andeks, aga sellest plastikust, mis siin ära korjatakse, uut toru, mis vett peab, nii-öelda survet ja nii edasi ei tehta, see läheb hoopis muus otstarbeks. Aga igal juhul on see, et kui me seda asja nagu võtame ette, siis see peab tooma meile ka majandusse tulu, see tähendab seda, et seesama materjali me peame siis rakendama siin ja sellest mingisuguse tootega valmistega. Siim Kiisler. Siin kõlas minust väga õige märksõna, et need ressursid, ma saan aru, et mõeldud on ka rahalisi ressursse, et need investeeringud, eks ole, et kus see raha tuleb siis? Mina ei näe, et see kuidagi hakkaks tulema meie valdadest ja linnadest, et eks selle investeerimisraha kaasatud riikliku toetusprogrammide kaudu sealt investeeringu toena, aga lõpuks teevad need investeeringud, teevad eraettevõtted ja nii nagu siin täna juttu oli ka, eks ole, et näited on kõik erasektorist, et erasektor on see, kes nendesse tehnoloogiatesse investeerib. Jah, kõik tehnoloogiad ei ole veel kättesaadavad, aga osa ikkagi juba on, osa on kohe tulemas ja see on ikkagi eraettevõtluse, erasektori ülesanne need investeeringud teha, need riskid ka võtta, et üks pool on see, et tal peab selleks raha olema ja ma ei näe, et need linnad ja vallad hakkaksid neile selleks raha andma, neil ei ole seda raha. Ja siis teine pool on see ressurss ehk siis see materjal, eks ole, seesama materjal, mida me siis tahame uuesti nagu väärtuseks muuta, et siis see tahetakse nüüd anda miski pärast siis nende linnade ja valdade täiskontrolli alla. Seal ei ole mingit mõtet. Margot ütleb siin, et meil on 1,5 veondusfirmat. Vabandust, aga Tallinnas sul veab linnale kuuluv ettevõte, veab jäätmeid. Miks? Täiesti mõttetu. Sellepärast, et ei olnud üle ühe osaleja hankel. Ei olnud üle ühe osaleja, oli ka mõni aeg oli teatud piirkondades vaba turg ja inimesed valisid erinevate vedajate vahel ja see täiesti toimis.
sai võtta Ragn-Sellsi, sai muid valikuid teha, te tegite konkurssi, panite sinna, kuulutasite välja konkurssi ja konkurssi võitis teie enda konkursi korraldaja enda ettevõte. Vaat see jama tuleb ära keelata ja seadusega ära keelata. Lõpetage see munitsipaalkapitalism ära, andke eraettevõtlusele võimalus, siis hakkavad ka need jäätmevood, kui ressurss liikuma õigesti, ja ka investeeringud, kui ressurss hakkavad liikuma turumajanduspõhiselt, loogiliselt ja mõistlikult. Ma kohe annan Margot võimaluse vastata. Ma annan Hannahile võimaluse vahepeal vastata ja siis me saame natuke laiemalt pilti ka. Hannah, palun. Jaa, aitäh. Ma olen tegelikult kõigi eelkõnelejatega mingil määral mingites osades nõus. Jäätmereformi üks eesmärk ongi see, et see monopoolne olukord turul kaoks. Et see olukord, mida Margot kirjeldas, see on päriselt olemas, samamoodi see, kuidas sa ütlesidki, omavalitsuse kapitalism. Munitsipaalkapitalism. Et see kindlasti seda ringmajanduse mudelit ei toeta, aga täna ongi nii, et kui hankes osaleb üks ettevõte, siis mis see valik on? Et ma olen ka Riinaga nõus, et see valdkond või seal tegutsemine on kulukas, aga et üldse sinna siseneda, see on väga keeruline, sest et turg on juba tegelikult kaetud, et jäätmereformi eesmärk ongi see, et turg avada, nii nagu on teistes, ütleme siis ringmajandusega, kus ringmajandusega läheb hästi nendes Euroopa Liidu riikides, et töötab samamoodi. Ja ma olen sellega nõus, et raha on alati vähe. Euroopa Liidust me saame väga palju toetust selle jaoks, et neid muutusi läbi viia, on see siis riigi tasandil, on see toetused ettevõtjatele ja riik ise oma vahenditest ka tegelikult väga palju panustab. Ja meil ei ole küll neid kõiki tehaseid olemas, aga ettevõtjate huvi on väga suur, meil juba on mingisugused tehased täna olemas, ettevõtjate huvi on kas neid laiendada, kas luua midagi uut, kui me räägime näiteks tekstiilist, ehitusjäätmed on killustik näiteks, siis puidukeemia, et tegelikult igas valdkonnas on kas mingisugune haru juba olemas või sellel on väga suur võimalus tekkida. Ja miks mitte mina, aga riik siis või keskkonnakomisjon täna selle piduri tiitli sai, ongi see, et oodatakse riigi taga, et ettevõtjatel seda huvi küll puudu ei ole. Eile oli keskkonnakomisjoni istung jäätmereformi teemal, kus meil oli suur siis kaasamisring ja mitte ükski ettevõtja ei öelnud, et tema seda reformi ei soovi. Et pigem on küsimus selles, et kuidas täpselt, kust tulevad vahendid, kes vastutab, ehk siis see ongi see sisuline pool, millega me eelnõus tegeleme. Ja mis puudutab neid andmeid, ma olen nõus, et väga palju on läbipaistmatust just ka omavalitsuse tasandil. Tahaks ju tegelikult jälgida ka neid jäätmevoogusid, saada täpsemalt aru, et riigil oleks hea ülevaade, et me saaks Euroopa Liidule anda paremat statistikat, et täna kahjuks on olukord selline, kus mõned andmed on läinud kuhugi kaduma, ettevõtjad ise ka ütlevad seda. Aruandlus on keeruline, seda me kindlasti proovime teha lihtsamaks, et meil oleks vähem bürokraatiat ja siin on hästi oluline roll tegelikult ka digitaliseerimisel. Et see on ka üks väga suur osa sellest jäätmereformist ja kui võib veel lisada, siis liigiti kogumine. Üks osa on see, mida teeb riik. Näiteks jäätmereformiga tuleb kaasa selline üleriiklik sorteerimisjuhis, mis on nagu standardiseeritud. Praegu on need juhised natukene laiali üle riigi ja võib-olla ettevõtete põhiselt ka, aga osa on ka inimestel tegelikult, et kuidas neist tekitada seda viitsimist, et nad üldse tahaksid sorteerida, et nad saaksid aru, kuidas see päriselt käiks, et neil oleks mingi motivatsioon. Ja jällegi see rahaline osa nüüd jäätmereformi juures, et kes sorteerib eeskujulikult, tema prügiarve on väiksem, kes mitte nii eeskujulikult on natuke suurem, et jällegi selline instrument, kuidas liigiti kogumist soodustada. Korraks Kersti Kraht ja siis kohe Halliki Kreeni juurde. Vaadake, see jäätmereform tegelikult algas juba pihta EKREIKE koalitsiooni ajal. Ja tollal oli kõige suuremaks probleemiks plastjäätmed. Me istusime mitmeid koosolekuid Rahandusministeeriumis ja arutasime, et mida nende plastjäätmetega teha. Täna, nii nagu me näeme, on juba mingid tehnoloogiad olemas. Täpselt samuti arutati tookord kõik, mis puudutas neid plastnõusid. Me näeme, et tänaseks on seal väga palju muutusi toimunud. Kui ma vaatan täna seda kehtivat jäätmeseadust, me küll pidime rääkima siin kohaliku omavalitsuse teemadel rohkem, aga ilmselt ma astun korraks sammu tagasi. Kui me vaatame seda jäätmeseadust ja ma vaatan, missuguseid muudatusi kõige rohkem sisse viidud on, siis need on tehtud mais 2021.
Mina lihtsalt oma elukogemuse põhjalt ütlen niimoodi, et selle asemel, et hakata seda jäätmereformi tegema, võiks kõigepealt selle seaduse ette võtta. See seadus on täiesti valede mõistetega. Ma toon teile lihtsalt sellise näite. Kui keegi tahakski täna inimesi trahvima hakata, ma lähen nüüd sinna inimese tasandile, see puudutab ka siis just seda kohalikku elu, siis kui ma vaatan, mis on biojäätmed, mis on toidujäätmed ja mis on olmejäätmed, siis tegelikult olmejäätmetes on kõik nii toidujäätmed, biojäätmed, sisuliselt ma võin visata kõik selle olmejäätmete prügikasti ja mitte keegi mind tegelikult ei trahvida ega karistada ei tohi. See on kõik mustvalgel seaduses kirjas. Ja me teeme jälle järgmist, me läheme jälle järgmise reformi juurde. Kui meie omal ajal ministeeriumisse läksime ja koalitsioonileppe nii-öelda ette võtsime, siis meil oli Rahandusministeeriumis üks asekantsler, kes istus meiega laua taha maha ja ütles niimoodi, nii, nüüd öelge, missugust probleemi me sellega lahendame. Täpselt sama on jäätmereformiga. Me sain aru, et meil ei ole konkurentsi. Aga miks riik lubas aktsiaseltsil Eesti keskkonnateenused osta kõik kokku väikesed firmad, mis olid kõik võrdselt turul? Valik oli väga suur. Riik oleks võinud ju sekkuda, öelda, et meil kaob konkurents ära. Me tegime apteegireformi täpselt sama asja pärast. Tänaseks, mida öeldakse, apteegireform on tegelikult läbi kukkunud. Me teeme kogu aeg reformide pärast. Me viskame prügikasti selle jäätmereformiga, meie riik on igatpidi miinustes, -50 miljonit läheb sinna. Aitäh! Meil on palju kõlanud siin Saksamaa näide, et mida tuuakse alati eeskujuks praegu ka jäätmereformi tingimustes, et kuidagi Saksamaa on justkui eesrinnas. Hellik, ma tean, te vist olete Saksamaalt Austrias ja Saksamaal olnud. Kuidas sellega on? Ja see on nii huvitav, et nii Kersti, Riina kui ka Siim tõid just esile selle, miks me ei saa loota ainult ettevõtete peale, kui me räägime tegelikult ringmajandusest. Ja ütleme, Eestis on olmejäätmete taaskasutamine praegu 33%, mis on väga kõvasti alla Euroopa Liidu keskmise, mis on peaaegu 50%. Ja nii Austrias kui Saksamaal on tegelikult üldse jäätmete taaskasutamine riigi käes, et see on üldse munitsipaalasutuste käes, see ei ole eraettevõtete käes ja võib-olla see ju näitabki, et me ei saa loota, et ärid teeksid otsuseid, mis on keskkonnale ja ühiskonnale head, sest tegelikult on keskkonna ekspluateerimine tekitab väga palju, ongi üks rikkuse allikaid ja sellepärast on meil vaja ka jäätmemakse, meil on vaja tugevamaid reegleid, aga meil on vaja ka seda, et riik ise tegeleks rohkem jäätmete taaskasutamisega. Kui me räägime biogaasi jaamast ehitamisest ja kui see ei ole ettevõtetele kasulik, aga me teame, et see on ühiskonnale ja keskkonnale kasulik, siis äkki me peame leidma mingid muud võtmed või mingid muud lahendused ja inimeste trahvimise asemel kindlasti peame me trahvima pigem ärisid. Jällegi jäätmete taaskasutamine on üks väga, või kas plastiku taaskasutamine on üks palju väiksem osa selle probleemi lahendusest, kui tegelikult plastiku mitte kasutamine juba tootmisel. Et see on natukene ka greenwashing, et tegelikult me peame palju rohkem vaatama sinna, kus need jäätmed tulevad, kust tuleb see plastik ja proovime seal sekkuda. Ma olen täiesti nõus, et inimeste peedistamine ei ole hea mõte. Aga jah, ma tahaks väga teada Siimu käest, et mis on see tehnoloogia, mis kohe hakkab tulema? Siim tõstiski näpu püsti, palun. Mis on see tehnoloogia, mis kohe tuleb, mida te mainisite? Eks neid erinevad katsetatakse ju, ega mina ei tea, mis lõpuks tööle hakkab, aga ma ütlen, et need riskid peaksid võtma erasektor, eks ole. No näiteks toome näite selle sama tekstiili töötlemise. Nad proovivad praegu. Mina ei ole kindel, et neil hästi läheb seal Ida-Virumaal selle projektiga. Aga nad teevad seda, proovivad. Ja nad said väga suure toetuse riigisektori, aga seda äri proovib ikkagi erasektor. Et Halliki, sa
selles mõttes sa ütlesid, et sa oled väga noor erakonna liige, aga ma tunnustan sind, et sa oled väga õige erakonna valinud, et see sinu umbusk erasektori vastu, sa ütlesid välja, et firmad, need tahavad keskkonda saastada ja halba, on ju, ainult raha teenida, et siis see riigisektor on nagu hea, et selline tore sotsialistlik... Ma rääkisin Saksamaa ja Austria näidetest, kus nad saavad paremini hakkama olmejäätmete taaskasutamisega. Just see tore sotsialistlik mõtteviis, et eraettevõte tahab ühiskonnale halba, aga riik tahab ühiskonnale head. Ma olen parempoolne inimene, minu mõtteviis on täpselt vastupidine, et mina arvan, et avalik sektor peaks olema nagu toimima nagu sellise kohtunikuna, nagu kujutate ette, et nagu jalgpalliplatsil käib mäng ja siis on kohtunik, kes jälgib, et reeglid oleksid ausad ja neid reeglid ausalt järgitakse, et kui keegi peksab kellelegi kossi, eks ole, siis kohtunik vilistab. Et see on nagu avaliku sektori roll. Aga mida meil tahetakse seda, eks ole, mida ka Margot kirjeldas, et kohtunik läheb ise, vaatab, et mängija ei saa hästi hakkama, läheb ise vahepeal platsile ja lööb jalaga palli ja triblab ise seal ja lööb peal. Eks ole, et kui on hea kohtunik jalgpalliväljakul, siis üldiselt me teda teleülekandes me väga teda ei näidata ja me teda väga ei märka. See on hea kohtuniku tunnus. Kui kohtunik teeb halba tööd, siis ta on pidevalt teleekraanil ja vaidleb seal mängijatega. Et see on üks kindel, et kui kohtunik on vähe näha ja meie avalik sektor peaks ka käituma nii nagu see hea jalgpallikohtunik, et ta vilistab siis, kui keegi rikub, aga üldiselt laseb ta ausat reeglikute kohast mängu mängida mängijatel, mitte ei lähe ise palli lööma. Kui Siim Kill pöördus otse, siis ma annan võimalus Allikil kiiresti vastata. Ja muidugi saab riik olla kohtunik, aga see tähendab ka seda, et mängul on reeglid. See mäng töötab. Ja me ütleme, kui me räägime praegu sellest jalgpallimängust Eestis, siis me saame kõik aru, et tegelikult see mäng ei tööta. Ja ma ei tea, mida me mängime, aga see ei ole jalgpall. Ja kui me räägime riikidest, kus nad saavad sellega hakkama, Saksamaa, Austria, need olid 2 väidet, seal on väga tugev eraettevõtte sektor, aga võib-olla ei ole, ütleme, jäätmete taaskasutamine see sektor, kus see kõige paremini töötab. See oli minu arvamus sellest. Siiski mina olen külastanud Austrias väga suurt eraettevõtted. Anname Hanah Lahele ka vahepeal võimaluse, kellel oli näpp püsti ja siis kohe sinna poole. See oli väga huvitav asi, mille keskel ma istusin. Mul läheb meelest tahtsin öelda. Ma saan aru sellest, mida Siim tahab öelda, saan aru sellest, mida Halliki tahab öelda. Ma arvan, et see kuldne kesktee on seal kuskil olemas. On sektoreid, kus ikkagi riik peab sekkuma ja seda arvestades kliimakriisiga näiteks. Samamoodi on see mingisugune julgeoleku olukord näiteks, et kõike paratamatult ei saa jätta ettevõtte või nii-öelda erasektori kätte. Ja ühelt poolt me võime siin küll öelda, et jah, ettevõtjatel on see vastutus ja nemad tahavad ka ühiskonnale head, aga tegelikult ettevõtte mõte ikkagi on ju kasumit teenida ja ma ei ütle, et see on halb. Ma lihtsalt ütlen, et seal kõrval, kui riik ei ole seadnud tingimusi, mingeid reegleid, et peab keskkonna ja ühiskonna vajadustega arvestama, siis miks ettevõtja peaks seda tegema tegelikult? Et ma ei tea, võib-olla see on tõesti ideoloogiline vahe, mina lihtsalt näen, et on mingisugused suured kriisid, kus riigil on väga-väga suur roll ja kliimakriis ei ole midagi kauget, see on meil täna juba ammu kohal ja riigil on väga suur roll selles ja me peame lihtsalt erinevates sektorites tegutsema, et omapoolne nii-öelda panus anda kliimamuutuste leevendamisse. Ma tahtsin veel kommentaarina öelda, mul nüüd tuli meelde Laurile, et väga õige tähelepanek materjalide osas ja plastik osas ka, mis siin varem käis ka läbi, et tegelikult Euroopa Liidust on tulemas selline pakendimäärus, kui ma ei eksi, järgmise aasta augustis, et Euroopa Liidu üleselt me proovime leida lahendusi siis sellistele suurtele probleemidele nagu näiteks tootja vastutus, nagu müügipakend, plastik, et see ei ole mingisugune teema või need ei ole teemad, millega Eesti riik üksinda tegeleb. Meil on vaja Euroopa Liidu ülest sellist nii-öelda seisukohta, läbi mille me saame ka teisi maailma majandusi mõjutada ja pakendidisain on väga-väga oluline teema, see on nii-öelda see võib-olla isegi juur, kus see probleem algab, et me midagi toodame, aga kui me toodame selle asja selliselt, et seda ei olegi võimalik ringlusse võtta, siis vahet pole, mida me seal lõpufaasis teeme, juurega on juba läinud halvasti. Riina Solman kõigepealt. Ma saan sellest idealismist väga hästi aru, mida Alliki ja just Hanna ka praegu esitasid meile, aga paraku kui te räägite riigist, et riik on parem peremees mõningate asjade puhul, siis millest see riik toimida saab? Maksudest. Kust tulevad maksud? Ettevõtlusest. Aga kuidas ettevõtluse käsi käib täna Eestis? Väga halvasti. Majandus, eks ole, kiratseb. Miks ettevõtja peab võtma riske ja riik siis veel kord munitsipaliseerib
munitsipaliseerib, veel kord riigistab ja riigiametnik on, siis teab paremini, kuidas asju teha, kui see ettevõtja, kes sellega tegelikult on tegelenud ja samamoodi tahab tegelikult lahendust pakkuda. Ja veel, kallikesed, me elame Eestis, see on õrn rahvusriik, meid on 1 300 000 natuke peale ja me räägime Saksamaa näitest, me räägime Austria näitest. Ma võib-olla käisin viimati Saksamaal, võib-olla oli see 5 aastat tagasi ja ka Berliini kesklinnas ja Frankfurdis sõidan läbi, aga ma olen käinud Hollandis väga palju, Põhjamaades, Kreekas. Mina ei taha Euroopa Liidu sellist prügimajandusmudelit, päriselt ka. Meil on Eestis praegu palju enam, isegi selle jäätmete liigiti kogumine on isegi ilusam kui see, et sul need prügikotid Brüsselis, kus me kõige rohkem kõik käime, vedelevad tänava peal päevi, haisevad seal ja siis kui te ütlete, et see on nagu jube hästi korraldatud ringmajandus Euroopas, siis ma julgen kahelda. Ma muidugi ei ole kõige pädevam selles, aga võib-olla Euroopa Liidu mudel ei ole siiski väikesele Eestile, kus meid on nii vähe, meie ettevõtlus on just selles valdkonnas väga savijalgadel või 1-2 tublist visiooniga ettevõtjast koosnev, et me ei annagi neile võimalust. Võtame riigistame, võtame munitsipaliseerime, paneme noored inimesed, ametnikud seda tegema, see ei pruugi üldse õnnestuda. Lauri Laats, juba kõik aeg ootab. Ja ma tahaks ka tunnustada sotside esindajad Hallikat, et väga julged seisukohad arvestades, et me oleme ettevõtjate juures külas ja ma vaatasin, et ettevõtjad kohe hakkasid omavahel sosistama ka, just tekitas selevust. See on ju tore, et igal juhul ma saan aru, et nüüd alles läheb meil huvitavamaks. Ja teate, ma ikkagi, et kuulata kõik need pooled ära ja hästi palju tuli seda ikkagi ideoloogiat siia mängu, et ongi nagu ideoloogiline ja ma ikkagi tulen selle hea lause juurde. Kas sa saad täpsustada, mis osas? Ma tahaks ka teada. Ma täpsustan ja ma tulen selle ilusa lause juurde tagasi, mis Keskerakonna programmis kirjas, et innovatsioon on eelkõige tehnoloogia, mitte ideoloogiast tuleb lähtuda. Ja just nimelt see tehnoloogia pool on ka tegelikult ka ettevõtjate teadmised, ettevõtjate praktika. Ja minast, mis on nagu puudu kogu selle asja juures, nii nagu ka siin välja on toodud, et poliitikud seal räägivad ja mõtlevad ja hästi paljud võtavad seda ideoloogilist nii-öelda arusaama sinna juurde. Ja enamus juhtudel ja tihtipeale ikkagi juhtub see, et ettevõtjate see hääl jääbki nagu hüüdja hääleks. Ja see on nagu probleem. Et me näeme seda nii energeetikas suuresti, me näeme praegu seda kogu seda jäätmemajanduses, ja see tehnoloogia, see teine pool, ehk siis kuidas seda kõike nagu realiseerida, see on see nagu nii-öelda teaduspool. Ja minust oleme nüüd ausad, et praegu on meil Reformierakonna valitsus, Eesti 200 on seal pundis, ja kõik need otsused, mis tegelikult riigi tasandil tehakse, lähtutakse ikkagi valdavalt sellest ideoloogiast, mis Reformierakonnal on. Ja olles ka erinevates komisjonides liige on ta siis majanduskomisjon, on siis praegu keskkonnakomisjon, põhiseaduskomisjon, ma näen seda selgelt. Ja nii kaua, kuni seda täpselt niimoodi juhitakse, nagu praegu juhitakse meie riiki, siis ega teie hääl sinna ei jõuagi. Nendesse seadustesse ja määrustesse ja kõik nii edasi. See on nagu probleem. Ja mul on lihtsalt üleskutse, et kindlasti rohkem kuulake, mis ettevõtjad räägivad. Ettevõtjad teavad, mida nad räägivad. Ja see olukord ongi keeruline. Ja mitte ainult selles valdkonnas, see on ka teistes valdkonnas keeruline. Ja ilma asjata meil ei ole praegu majandus sellises olukorras, nagu ta on. Aitäh! 2 korda siin on näpud püsti olnud, ma annan kohe teile võimaluse vastata. Kersti Kracht, palun järgmisena. Ma tahaksin öelda seda, et on mingid kohad täna, kus selle sama prügi majandamisega tegeleb kohalik omavalitsus. Ja ma tooksin teile siia paar näidet, mida nad teevad. Kõigepealt on näiteks mult üks näide Põhja-Tallinnast, kus Põhja-Tallinna linnaosa ütleb, et garaažiühistud peavad koguma biojäätmeid. Garaažiühistutes keegi ei ela, inimesed on väga nõutud, kes seal juhatustes on, ja nad ütlevad, et me ei jaksa kirjutada selle linnaosa valitsusega. Me lihtsalt maksame need trahvid ära ja lööme käega ja prügikasti ka ei ole.
See on lihtsalt üks näide, mida teeb täna, kus kohalikul omavalitsusel ei ole veel mingit erilist võimu. Aga mis saab edasi, kui see kohalik omavalitsus hakkabki toimetama? Ja kui ma tegin Facebooki selle postituse, siis hakkasid mulle sinna kirja panema autoremondi töökojad, absoluutselt sellised ettevõtted, kellel ei ole mitte midagi biojäätmetega pistmist. Ehk siis juba täna käib tegelikult teatud asjade osas nii-öelda kohaliku omavalitsuse terror. Tegelikult. Ja ma tahan öelda seda, kui mingi asi toimib hästi, palun, ärme tee mitte midagi. Ma saan aru, et noored poliitikud, kes te olete alles tulnud, te ei ole ennem olnud, te tahate väga midagi teha ja muutusi sisse viia. Las need asjad, mis töötavad edasi, mis töötavad hästi. Meil on piisavalt palju asju täna, mis tegelikult ei tööta. See sama jäätmeseadus, võtame selle ette. Aitäh, meil praegu jääme selle Margot Roose, palun. Jah, ma tahaks just öelda, et selles jutus ei vastanud ükski asi tõele. Et kohalikud omavalitsused ei tegele ettevõtetele korraldatud jäätmeveo pakkumisega, seega need autoremondi töökojad kindlasti ei ole kuidagi seotud kohaliku omavalitsuse jäätmekorraldusega. Garaažiühistute jäätmemajandus ilmselt on võib-olla mingi seos, aga siis piisab ühe avalduse kirjutamisest ja neid vabastatakse sellest nii-öelda jäätmeveo lepingust. Aga siin käis väga palju muid huvitavaid mõtteid läbi. Üks sõna, mida ma tahaks tutvustada, mida kindlasti ettevõtjad teavad, on turutõrge. Ja vot see on see asi, mis, kui me vaatame kohalikke omavalitsusi ja riiki ja siis ettevõtteid, et millal riik või avalik sektor peaks sekkuma, et siis see on turutõrke korral. Ja ringmajandus on väga uus, väga tihti just nimelt mitmete tõrgete küüsis nii-öelda. Ja siin olid erinevad näited sellest, kus on hankel üks ettevõte, mis tähendab, et hange kukub läbi, kus on vaja majandusmudeleid muuta, kui me soovime vähem ühekordset plasti ja teeme seaduse, et meie üritustel seda ei tohiks kasutada, siis see on jälle see koht, kus selleks, et need uued mudelid hakkaksid tööle, on vaja seal riigi tuge. Meil on parandustöökojad Tallinna linnal, kus on meistrid, kes aitavad inimestele asju parandada, mitte selleks, et erasektor ei pakuks seda teenust, aga täna on näiteks mööbliparandus, kui me soovime, et seda rohkem kasutataks, siis ta peab olema soodsam see hetk, kui seda hakatakse rohkem kasutama, me oleme väga rõõmsad andmaks kõik need parandustöökohad erasektorile, et nemad saaksid seda teenust pakkuda. Aga mingitel hetkedel, kui turg ei ole valmis, peame me andma selle väikese lükke, sest need suuremad eesmärgid on meil ühiskonnana ja tänu sellele me ei saa seda jätta erasektorile. Siis üks asi veel, mis ma tahaksin ära klaarida, et siin käis läbi, et konkurentsivõime ettevõtetel. Et tõepoolest näiteks täna on Eestis ettevõtete, ise teate Neular, kes ostavad oma taaskasutatud plastikraanureid teistest riikidest. Miks me ei võiks ise neid toota neile? Et meie enda Eesti ettevõtted tegelikult kannatavad selle tõttu, et meil ei ole seda käitlusvõimekust ja taaskasutustehaseid siin samas Eestis. Ja me ise kaotame sellest kõigest. Ja kolmas asi, siin käis läbi, et põletame kõik materjalid ära, et siis saame lahti neist kergesti. Et ma ei tea, kas kõik teavad, aga umbes 30% sellest materjalist, mis me selle ära põletame, lõpetab tuhana, mis koosneb kõikvõimalikest ainetest, mis ei ole sugugi mitte keskkonnasõbralikud. Ja see tuha me peame ikkagi ladestama täna siis Jäälähtme prügilasse. Ja see kogus kasvab ja kasvab, meie prügil hakkab täis saama, ma ei usu, et keegi Tallinnas tahab oma kuhugile kodu lähedale uut prügilat, ma ei tea, kuidas on võimalik üldse uusi prügilaid rajada, sest täna ei ole mitte midagi võimalik rajada ja veel vähem sellist asja, millel võib olla keskkonnahäiring. Et tegelikult meil on kõigil üks ja sama suur probleem ja tänu sellele on meil seda ringmajandust vaja, nii majandusele, keskkonna pärast kui ka lihtsalt elaniku vaatest. Aitäh, Allike!
Ma tahtsin öelda, et nagu ma alguses ütlesin, ehitus- ja hoonesektor on üks kõige tähtsamaid sektoreid, kus me oleme rohkem ringmajandust just nagu materjalide taaskasutamisel ja oli väga tore näha, et Eestis on nii palju ettevõtteid, kes just sellega tegelevad ja palju õnne kõigile ettevõtetele, kes täna siin võitsid. Ja meil on vaja paremaid reegleid riigi poolt just selleks, et teie saaksite rohkem raha paremini teha seda, mida te teete ja ei võidaks need ärid, ütleme, kes teevad odavalt, keskkonda saastavalt ja nii edasi. Nii et suur aitäh ja edu teile. Nii et ma kindlasti ei ole ettevõtete vastu. Ma arvan, et meil on vaja siin nagu suuremat debatti selle üle. Ja kui me räägime konkurentsivõimest, siis ma jällegi ütlen, meil on kõigil siin vastutus. Mina kolisin tagasi Eestisse, siis mulle läheb väga korda, kuidas eestlastel läheb. Hästi tore. Kuidas, meil on kriisiajad, energiavaesus, igasugu probleeme, et ma olen eestlaste poolt ja eestlane tunnen tugevalt, et ma tahan, et me läheks paremini. Kui me räägime sellest, mis hakkab tulema, on ju, jällegi me peame kuulama teadlasi, kliimateadlasi, meie ees on väga-väga rasked ajad, läheb aina raskemaks ja ma palun teid, meil on väga vähe aega, mõtleme, kuidas me saame teha oma majanduse, ühiskonna, keskkonna ja infrastruktuuri, ütleme, ehitada üles need struktuurid, mida meil on vaja, et inimestel oleks hea elu. Selle asemel, et siin ideoloogiliselt kämpleda selle üle, kes kui palju mingeid kõrsi jälle taaskasutab, mis iganes, et see ei ole see suur probleem, millest me peame rääkima. Ja meil on vastutuse eestlaste ees, mis läheb üle meie enda erakondade poliitikast, ideoloogiast, et see on jällegi, ma ei ole poliitik, ma võin seda otse öelda, võib-olla ma ütlesin mingeid asju, mis ei lähe sotsidega kokku, see on võimalik, ma rääkisin oma kui teadlase arusaamast ja see kogu see konkurentsivõime sellest rääkimine on väga-väga lühilägelik. Juba see suvi meil oli väga märg aeg ja põllumajandusel oli väga raske, tänu sellele kartulihinnad on tõusnud, need, kes elavad vaesuses, kes juba praegu peavad energia eest rohkem maksma, peavad ka toidu eest rohkem maksma ja sellised, ütleme, põllumajanduskriisid, et neid tuleb aina rohkem, kõik läheb kallimaks, kõik läheb raskemaks. Kuidas me saame praegu ette mõelda, mida me peame tegema ka ringmajanduse üleüldse, milliseid uusi reegleid on meil vaja, et teha kindlaks, et eestlastel läheb hästi. Aitäh. Kõige sellega. Hanah ka ja siis tegelikult igal ühele minut veel kokkuvõttest, meie aeg lihtsalt on läbi saamas, aga kõigepealt Hanah. Sai soojaks. Aitäh. Mulle tundub ka, et see võiks kesta veel tunde siin. Tahaks Kerstile lihtsalt võib-olla tagasisidena öelda, et minu vanusega ei ole siin mingit pistmist. Inimesed, kes on minust ka palju vanemad, palju teistsugusema profiiliga, on ka huvitatud ringmajanduse edendamisest ja see ei ole kindlasti asi, mis Eestis täna hästi töötab. Et see oleks mingi valdkond, mis rahule jätta. Ja mul on lihtsalt kurb, et me läheme kuidagi isiklikul tasandile sellisel debatil, aga Laurile ma tahtsin vastata seda, et sa räägid suurte sõnadega, kuidas ettevõtjad ei kuulata ja nii edasi. See ei ole tõsi. Kui sa oleksid eile olnud keskkonnakomisjoni istungil, siis sa oleksid kuulnud, et ettevõtjad väga ootavad seda reformi ja on väga tänulikud selle töö eest, mis on tehtud. Meil on ettevõtjatega väga-väga hea koostöö. Ilmselgelt see eelnõu või ükskõik milline teine eelnõu ei saa kunagi olema perfektne, alati on keegi, kes on rahul olematu, aga see ei olegi ju meie demokraatlikus ühiskonnas oluline. Võimalik, ärme lähe populistlikuks. Aga ma tahtsin selle ideoloogia kohta veel öelda, et võib-olla kolleegid siin saavad selgitada, mina täpselt ei saa aru, et mis on ideoloogiline siis ringmajanduse puhul, selle puhul, et kliimakriis on päris probleem, millega peab tegelema, et ma olen natuke nagu segaduses, et kui Halliki siin räägib ja mina räägin ja Margot, et riik peab teatud juhtudel sekkuma, siis öeldakse, et see on kommunism, aga saate aru sellest, et ajad on muutunud, me vaatame näiteks Põhjamaid, kelle poole me vaatame ju alati peaaegu igas küsimuses alt üles, siis nende ringmajanduse mudelid töötavad oluliselt paremini kui meil ja neil riik sekkub tegelikult, et me nagu räägime mingisugusest eeskujust, aga kui me peame mõtlema selle peale, kuidas oma majandust võib-olla natuke ümber kujundada, et see saaks ka sama edukas olla, siis me neid samme ei ole nõus tegema. Ja mis Margotul oli väga hea point, et Eesti ettevõte peab kuskilt mujal seda toorainet sisse ostma, siis on ka teistpidi see, et Eesti ettevõtted saadavad oma jäätmed siis käitlusse kuhugi mujale riiki. Et mida rohkem meil endal tekib võimekusi ümber töötlemiseks, ise tootmiseks, seda rohkem rikkust jääb tegelikult Eestisse, nii et jäätmereform on ainult positiivne.
Aitäh! 1 minut kokku võtta see, mis praegu siin kõik kõlanud on, ehk siis see jäätmereformi teema. Kas Eesti 200, võtame nüüd, Margot, kui see, mis sa juhatasid alguses sisse, kui sa nüüd selle välja juhatad oma erakonna vaates, mismoodi sa seda teeksid? Targad lahendused, väga palju rohkem koostööd. See, mis me siin täna kuulsime, ongi väga selge pilt sellest, miks asjad ei toimi, sellepärast et kõik need erinevad grupid, kes ringmajanduses peavad osalema, ei ole juhatatud koostööd tegema, et mõnikord on seda vaja ka seda protsessi nii-öelda siis kuidagi struktuurselt läbi viia ja ma usun, et täna Eesti inimene soovib olla keskkonnateadlik, ta saab aru, miks seda kõike on vaja. Ma arvan, et Eesti ettevõtjad on ka juba näinud, et ringmajandus on oluline, et ressursid ringleksid lähemal, on kriisi seisukohast väga oluline ja kui me vaatame, kui sõda, Covid, kõik sellised asjad juhtuvad, siis see, mis meil on Eestis, on see ainus asi, mis meil on võib-olla mingi hetk. Et ma arvan, et see on see selline suur pilt, mida me peaksime kõik nagu kuskil oma vaimu silmas hoidma. Ja ma arvan, et hästi oluline teema, mis tegelikult jäi siin puudutamata, on need targad lahendused, andmed, digitaliseerimine. Et täna me tõesti saame kõik, ka kohalik omavalitsus saab oma enda jäätmekäitluse numbrid paar aastat hiljem, et see on täiesti vastuvõetamatu, arusaamatu Eestis, et mingi valdkonna siis digi ja andme võimekus on nii madal. Et ma arvan, et kui me kõik need erinevad elemendid kokku paneme, siis me jõuame palju lähemale nendele eesmärkidele, mis me oleme seadnud ja meie riik saab olema puhtam ja rõõmsam. Aitäh! Riina Solman, 1 minut, et lõpp. Aitäh. No mina vabandan Annahi ees, mina ütlesin sõna kommunism, aga ma päriselt arvan, et selline lihtsalt ideoloogiapõhine lähenemine, et ilusat juttu on ilus kuulata. Ka mina tahan muinasjuttu ja paradiisi maa peale, aga lähtume nendest oludest, kus me oleme. Ja Hallikit ma muidugi kiidan, tema maailmavaade, tema erakonnavaatega minu arust klappis väga hästi. Aga millest ma tahan rääkida? Hakkame otsast pihta. Eesmärgi seade. Kui eesmärgi seade on ilus muinasjutt, et kuidas me sinna jõuame, on teisejärguline, nagu nüüd on juhtunud, siis ongi juhtunud see, et eesmärgi seade on liigiti käitamine, omavalitsustele rohkem õigusi, õpetada inimesi liigiti käitama, aga mis edasi saab, on tühi maa ja tükk jagelemist. Tegelikult on ju see märksõna, mida me täna taga ajame, käitlus. Et me suudame nendest materjalidest siis ringmajandusse uut lisandväärtust toota, aga seda me üldse ei puudutanud. Et ärme hakka muinasjutust. Eesmärgi seade, õigusruum sinna ümber, kuidas seda kõike korraldada ja võimalused siis ettevõtjatele sellega kaasumiseks. Aga täna on sattunud olukord selliseks, et omavalitsus saab lisajõudu, lisaametnikke, kes hakkavad kontrollima ja teisi õpetama. Nad isegi võib-olla ei tea, mida nad täpselt peavad saavutama. Et selles mõttes me oleme natukene hanejalgadel, aga üldine mõte, et ringmajandus, jäätmekäitlus, ilus on puhtam Eesti ja keskkonnasõbralikus. Isamaa on selle poolt, aitab kaasa. Aitäh, Lauri Laats. Ma ühe asja veel ütlen. Siiski, te saate pärast veel, ma arvan, meil on tõesti aeg praktiliselt otsas. Väga vabandan. Lauri Laats. Ja aitäh. Ei, loomulikult meie ka toetame ringmajandust ja jäätmekäitlus ja loomulikult me tahaksime elada ju muinasjutus, millest ka Riina rääkis, et paraku me muinasjutus ei ela. Aga loomulikult, seal on ju erinevaid tasandid, sama jalajälg ja seesama nagu inimeste teadlikkus tuleneb ikkagi kodust ja koolist, et me peame selle poolega tegelema ja kui me räägime ringmajandus, me selgelt näeme, et seal on lüngad, mis on siiamaani veel puuduvad ja mille osas ei ole lahendusi, mille osas on ka ettevõtjad ka oma seisukohad kujundanud ja eks ettevõtete seisukohtade tegelikult tuleb ju arvestada. Ja sellisel viisil me suudamegi selle ringmajanduse tööle panna, aga igal juhul, nii nagu ma olen välja öelnud, kõik, mis sealt materjali kätte saame, see peab väärindama Eestis, see on töökohad, selle poole peame ära kasutama, aga nii nagu ka eelkõnelejad juba ütlesid, et me väga sellega ei tegele ja lisandväärtus suuresti me ikkagi majandusse ei saa. Et igal juhul ringmajandus peab olema võrduv lisandväärtus meie majandus. Kersti Kraht, lõpetuseks. Ma olen igat ringmajanduse poolt selles mõttes, et ma arvan, et selle ringmajanduse lõppkoht peaks olema tootmine, mis on meie oma Eesti tootmine ja meie omad ettevõtted.
Ma olin täna väga üllatunud, kui ma kuulsin siin, kuidas üks ettevõte tahab panna Narva lähema aasta jooksul või aasta pärast püsti tehase, mis töötlebki neid plastjäätmeid ja mõtlesin, et ohoo, et viimastel aastatel, nagu me teame, on elektrienergia hind igasuguste lisatasudega peaaegu 3-kordistunud. Ja kui veel tõesti leidub ettevõtjaid, kes on nõus tootmist püsti panema, siis tõesti au neile. Ja veel kõikidele teistele, kel mingisugused mõtted peas liiguvad, et mina olen igati ettevõtluse ja igasuguse tööstusarendamise poolt ja võib-olla tänased valitsuskoalitsiooni liikmed, kes kavatsevad jäätmereformi, võib-olla võiks teha ühe energiareformi, et meil tuleks rohkem tööstusettevõtteid, millega neid jäätmeid töödelda. Aitäh, Siim Kiisler. Ja, et väga praktiliselt, et kui me tahame, et ringlussevõttu oleks rohkem, siis me peame aru saama, et keegi peab üldjuhul kuskile püsti panema mingi seadme. Kuskil toimub mingi siis mehaaniline töötlemine või termiline töötlemine või keemiline töötlemine. Keegi peab selle seadme ostma, sellest raha maksma, ta peab leidma selle toorme või selle jäätmete voo endale ja siis ta peab leidma ka turu, kuhu ta selle toodangu lõpuks maha peab. Ta peab selle pildi kokku panema. Ja keegi nagu minu arust ei seadnud kahtlusele, et seda hakkavad meil tegema ikkagi nii või naa. Praegu teevad ja hakkavad ka edaspidi tegema erafirmad, eks ole. Ja mida need erafirmad vajavad, et nad selle investeeringu teeksid, nad vajavad kindlustunnet, eks ole. Et see keskkond ei muutu, et ladestamise maksumus on selline, nagu siis ette määratakse, põletamise tasud on sellised, nagu ette määratakse, ja et ei siksi see avalik sektor seal vahepeal, et ei ütle üks päev, et võib-olla ma võtan selle jäätmeveo hoopis oma kätte, aga võib-olla ei võta ka. Et sellist nagu meelevaldsust ei tohi jätta, et ma olen selles mõttes väga nõus siin oponentidega, et riik peab kehtestama väga tugevad, selged reeglid ja omavalitsus peab tegema järelevalvet nende reeglite täitmise üle ja see annab sellele ettevõtjale kindlustunde, et ta on valmis sellesse olukorda, sellesse majanduskeskkonda investeerima, siis tuleb see ringlussevõtt, sest kui nad ei investeeri, siis seda ringlussevõttu lihtsalt reaalselt ei teki, ükskõik kui palju me räägime ja lihtsalt üks asi veel valitsusliidul, et ärge palun seda jäätmemaksu kehtestage, seda pole mingit vajadust selle järele. Aitäh, Hanah Lahe. Aitäh. Ringmajandus ei ole ideoloogiline. Jäätmete liigiti kogumine ja nende käitlemine hiljem, see on väga oluline mootor meie majanduse jaoks. Jäätmereform, nagu tegelikult Siim ütles, teeb elu palju lihtsamaks nii riigile kui ettevõtjatele ja lõpuks ka inimestele. Ja meil tekib jäätmereformi tulemusena esiteks olmejäätmete maht väheneb 6-kohalistes numbrites, sest et lihtsalt olmejäätmeid enam sellisel kujul ei teki, sest olmejääda ju nii-öelda koosneb millestki. Ja liigiti me suudame koguda kusagil 150 000 tonni materjali aastas, kui me selle reformi läbi viime. Ja ma tahan veel öelda seda, et see, kui mina või siin teised kolleegid räägivad visioonist ja sellest, millised meie eesmärgid on, see ei tähenda, et me oleks mingisugused muinasjutuvestjad. Et ma küsiks pigem, et mis kasu on poliitikutest, kellel visiooni ei ole. Ja ma ei ole kordagi öelnud, et meil on olukord ideaalne, et jäätmereform on ideaalne, et kuskil teises riigis on ideaalne mudel, ei ole. Jäätmed on probleem kogu maailmas, mitte kusagil ei ole leitud perfektset lahendust, kuidas siis jäätmetega tegeleda. Et see protsent, võib-olla keegi siit oskab peast öelda, mis võetakse üldse maailmas jäätmeid ringlusse, see on ühekohaline number. Sest et lihtsalt seda võimekust ei ole, et see ei ole ainult Eesti küsimus, aga meil väikse paindliku riigina on siin oma võimalus, kuidas majanduses mingisugused innovatsiooni teha ja võib-olla olla ka teistele eeskujuks. Ja see vastutus on poliitikutel, sealt läbi siis luuakse regulatsioonid, seadusandlus, ettevõtjad saavad selle järgi toimetada ja sealt siis kodanik hakkab ka ilmselt veel tublimini sorteerima, kui ta seda juba täna teeb. Kindlasti on siin üks osa haridusel, nagu Lauri ütles, aga ma tahan südamele panna, et see vastutus ei ole noortel, vaid nendel täiskasvanutel, kes täna on otsuste tegemise juures. Aitäh. Ja lõpetuseks veel Halliki. Jah, nagu ma ütlesin, ma olen siin teadlasena, ma olen poliitikas väga uus, aga väga huvitav oli siin teiega vestelda.
ma ütleks, et muinasjutt on see, et kõik läheb täpselt niimoodi edasi, nagu ta on siiamaani läinud, et me teame, et me oleme kriiside alguses, et kõik hakkab vaikselt raskemaks minema ja ma arvan, et me peame tegelikult ahju pistma lühinägelikult, populistlikud ja mitte teadusel põhinevad tühjad loosungid. Et selle peaks küll ahju panema ja vaatame, kuidas me saame tagada, et eestlastel läheks ka pikaajaliselt hästi, kuidas me saame koos mõelda ühiskonna ja keskkonna probleemid, jäätmemaksud, eriti ehitusmaterjalide taaskasutamise keskused, et need on sotside, ütleme, see on kõige tugevam poliitika minu arust, kuna ehitusmaterjalide taaskasutamine on väga-väga tähtis. Ja ma hea meelega vestlen veel teiega hiljem. Mul käsi värises kogu selle aja, et ma esimest korda olen poliitikutega vestlemas. See oli väga huvitav. Aitäh! Aitäh teile kõigile, aplaus absoluutselt ja tõesti, ma saan aru, et